Tere, podcast 442, podcast, mis räägib Eesti jalgpallist. Minu nimi on Ivan, sinu nimi on? Mina olen Maarjo, tere! Eesti jalgpallist on väga palju teisi podcast, aga tead, mille poolest me oleme maailma ainus podcast? No ma ei tea, kas me just ainus oleme, aga ma arvan, et Põhjala saunas keegi peale meie ei salvesta Põhjala sauna eesruumis maailma ainus podcast, mis salvestab Põhjala ja sauna eesruumis. Aitäh Põhjala selle eest, fantastiline koht, soovitan kõigile teile üks päev. Siin võtsin ka ühe heine päris. Lisaks maitsutel õlledel on ka head heined siin. Julgen kiita ka EpicBeti, meie tegelikult brand sponsorit selle projekti vaata. Sa oled nagu see, praegu on Maarjo nagu see America Great see turist vaata, et kuradi kõik. No kuule, linnapildis tuleb ikkagi nähtavaks teha ennast, et ma vaatasin, et siin Kossu nii-öelda play-offide ajal on EpicBet teatud linnades väga nähtav, siis tuleb ka Tallinnas seda proovida. No super jah, ja seal ikka, kui Team Klaavan särke veel antud ei ole, siis äkki näeb mind vähemalt või ma ei tea, sind ka võib-olla EpicBeti särgis pusas mõne konkureeriva võistkonna mängul nii-öelda, konkureeriva võistkonna kodumängul. Aga jah, EpicBetist on nii palju, et need, kes ei ole mingil põhjusel veel kliendiks tulnud, kui te olete 18 muidugi, siis tervitusboonus on seal fantastiline, 200% kuni 200 eurot sissemakse ja selline kampaania nagu Mount Epic, seal saab boonusrahaga muidu mängida. Tead seda? Tean. See on kampaania, kus Maarjo ei ole veel esimest boonusest edasi läinud. Ei, esimesest olen. Teisest ei ole. Teisest ei ole. Et väga lihtne on olla milleski Maarjost selgelt parem. Et jah. Aga nüüd rääkides jalgpallist, ma siin mainisin Team Klaavan, et äkki räägimeks, alustame hoopis Klaavanist. No. Et vaata, ma olen nii improvisatsiooni inimene. Ei, tead mis, enne kõik, taast me ei räägi seda udu sitta juttu, mis me räägime, aga ma täna tahaks rääkida. Elus on olnud, seda on kahju öelda, aga elus on olnud väikseid tagasilööke siin on ju. Kõikidest äkki rääkima, aga ainult nendest, mis on jalgpalliga seotud. Esiteks, ülejärgmine nädal ma lähen Madeira saarele, no lihtsalt trippi, ma mõtlesin, 2 klubi on Madeiral, üks on kõrgliigas, teine on esiliigas, Portugali esiliigas. Mõtlesin, üks neist peaks ju sel nädalavahetusel mängima, ei mõlemad on võõrsil, täiesti. Ja me siin kiruva graafikut, Euroopas sama Bardak, ma ei tea, Aivar äkki juurutab oma loogikat Euroopa liigades ka, et sukest Bardak ei saa läbi lasta. Kuid ette tuleb Tallinnasse ja nädalavahetusel peab Tallinnas ühtegi mängida. Vaata, siin ongi küsimus, et kas probleem on jalgpalli kalendris või vales reisi planeerimises ajalises mõttes? Saad aru, kui ma need piletid ostsin, siis ei olnud graafikuid, ma ei saanud seda teha. Et see ikkagi väga varakult ostutud. See selleks. Ja teine asi muidugi, ma ei hakka süvenema oma tervislike probleemidesse, aga teisipäeval lõi välja fantastiline seljavalu, soovitan kõigile, ei soovita. Aga ei saanud isegi, ei viitsin isegi jalgpalli vaadata, teispäeva õhtul läksin magama ära. Võtsin valu vaidistava toimega aine sisse ja läksin ja ma nägin sukest tund, mis on jalgpalline, aga mis ma arvan isegi uni äratas mind, mitte seljavalu. Nimelt ma olin mingitel veidratel reeglitel mängiva naiste koondised mängisid mingitel veidratel reeglitel, aga niimoodi, et mingid mehed olid ka sees ja ma olin üks neist meestest keskkaitse. Ja siis oli veel tiimis Kostja Vassiljev, mängisime Valgevene koondisega muide. Ja väravas oli Ranna jalgpallikoondise väravaht Kaspar Kotter. Ja ma rääkisin selle peale, et Kaspar täiega mölises minuga vaata. Et ma imetlen su unenägusid need alati jalgpallis. See seob ühtlasi veel, vaata kui mitmetasandiline see unenägu oli, seob veel lisaks sellele, mis toimub ka korvpallimaastikul. Ma arvan, siin mingid psühhoanalüütikud või kes iganes need inimesed peaks analüüsima sinu neid unenägusid, et mis see taust on seal. See oli tegelikult vihje Aivarile, et ta saaks järgmine fänni kokku tulek midagi selle kohta rääkida. Aga okei, see sellega, juhtus sul midagi jalgpalliliselt sellist? Kusjuures, kui me siin juba natuke oma juttu räägime, siis võib-olla ma räägin sedast, et tegelikult ma käisin nüüd kolmapäeval, käisin meistriliiga, käisin linnas vaatamas. Jah. Paaris siis. Olibeti baariskist. Kusjuures tahtsingi nagu jõuda sinna, et ma tahtsin tegelikult minna Olibeti baari ja grilli, mis on Vabakal siis. Ja midagi ei ole teha, et kui Eestis ikkagi selles mõttes seda... Aga selle mütsiga lastud või? Ei olnud selles ei olnud küsimus, et kui tegelikult nagu muidu mulle Eestis tundub, et meil seda nädala sees sellist väljas käimise kultuuri nagu väga ei ole. Et inimesed lähevad pärast tööpäeva, lähevad sõprade või kolleegidega, lähevad kuskile baari ja teevad baari jooki, seda mulle tundub, et Eestis väga ei ole. Siis meistriliiga ikkagi selline bränd juba ka Eestis, et selline asjalikumas pubides, kus sa ikkagi lauda ette ei bronni. Ega sa ei saa kuskile vaata, et totaalselt full house'id on kolmapäeval on meistriliiga ajal, et
mis nagu ühelt poolt pakub mulle nagu rõõmu, et jalgpall on ikkagi nagu mingis staatuses, aga noh, teiselt poolt ma jälle mõtlen nagu selle kogu selle nagu Eesti jalgpalli nagu kontekstis, et kui nagu noh, kuidas see rahvusvaheline jalgpall nagu inimestele tähendab, et nad on valmis tulema kolmapäeva õhtul, töönädalal õhtul tegema paari jooki, vaatama kuni 12 mängu ja siis kuidas nagu seda tegelikult samal ajal, ma ei tea, võib siin Eesti koondis võib mängida pilkult öeldes kolmapäeval samamoodi ja siis inimesed tegelikult noh, pigem ikkagi väga ei tule välja ja siis on töönädal ja kõik muud jutud. Sa oleks pead Hellhunti minema, kus ikka Arsenali fännid kogunesid. Ka Arsenali fännidega oli meil ka episood. Võib-olla kui mul meelde tuleb, siis ma ei tea, kus see ilmub, aga kus see ilmub ka sinna. Mitte meil, aga projekt Tripka jutud. Aga kui sa juba räägid, kui sa juba selliseid teemasid on, siis seda enam me peame Team Klaavan särkidest rääkima. Siin viimase nädala jooksul on ju mõned, ütleme, kultuuri või lihtsalt avaliku elu tegelased, kes ei ole otseselt jalgpalliga seotud, on tulnud televisiooni või olnud kuskil üritustel Team Klaavan särgiga, on ju. Kes oli, Kalmet oli esimene, on ju. Kalmet, Pääruoja. Siis Pääruoja, siis oli ta ei ole Jaanus Pruuli. Tiit Pruuli. Jaanus Pruuli ka tervitused, aga tema on see. Ja nüüd oli ka Evelin Võigemest, on ju. Et on tulnud siin erinevate särkidega ja mina nagu, noh, ma olen sotsiaalmeedias näinud, kus juures ilma naljata mingid sellised täiesti jalgpalli võõrad inimesed, naised, mehed on hakanud kirjutama, kus neid särke saab, on ju. See on nagu väga, väga nagu huvitav, et lihtsalt inimesed, kellel ei ole sotsiaalmeedias mingit jälge jalgpallist, on hakanud seda küsima. Ja ma olen hakanud nagu mõtlema sellega seoses, et esiteks on nagu selline, nad võivad olla selle Team Klaavan mingite organiseerijatega, mingid sõprussuhetes, mis iganes on ju. Aga teisest küljest see, et nad on valmis niimoodi nagu neid särke panema, näitab, et nad tegelikult neis on potentsiaali kuidagi kas just jalgpalli või meie Eesti jalgpalli promoda, aga nad on nagu näeksid, et see võiks olla neile põnev olla ja kui mingid muutused tuleksid, siis nad oleks valmis võib-olla nagu rohkem panustama sellesse. Ja läbi selle, kui inimene juba näeb mingi Evelin Võigemest särgis, ma ei tea, ma tahaks teada, mis asi on jalgpall, mis asi on Team Klaavan ja nii edasi. Absoluutselt. Ma räägin, kui jälle nagu tuua seda suure jalgpalli nagu pilti, siis tegelikult jalgpall on ju maailmamäng. Jalgpalliklubide fännid on maailmakuulsad näitlejad, lauljad, kes käivad mängudel kaasa elamas. Palju meil Eestis on selliseid, ma ei tea, tuntud inimesi, kes on nagu identifitseerinud ennast nagu mingi suurte Eesti jalgpallifännida nagu Statal. No tegelikult ei ole praegu olnud, aga see potentsiaal kas või selle sama kampaania näitel on tegelikult totaalselt olemas. Et jalgpall puudutab, paljud need, ma ei tea, Riigikogu liikmetest kuni tõesti näitlejateni välja on käinud jalgpallitrennis enne, nende lapsed on kuskil jalgpalliga seotud. Ehk siis see on ka see absoluutselt see turunduspotentsiaal, mida kasutada läbi nende ära. Just, ja see nagu näitab, et nii, kuidas nad elavalt tahaksid muutust, see näitabki, et nad nagu ei taha siduda ennast jalgpalliga, millist juhitakse nii, nagu seda praegu juhitakse. No absoluutselt. Kuule, aga natuke sellega seoses, et ma siin vahepeal on neid jalgpallihaigla neid uuendusi ka fännide koha pealt andnud, et senimaani vist nagu kohtumist ei ole olnud, aga jalgpallihaigla esindajad siis kutsuti nagu sellele tuntud siis kärajate üritusele, kus on nagu mõtted algud. Sorry, ma olen venelane, ma ei saa sittagi aru. Mis see kärajad, kus see sõna on, mida see tähendab, nagu, mida see peaks sümboliseerima? See peaks kära sümboliseerima, ma eeldan. Ma ei ole eesti keele filoloog, ma ei tunne ka eestikeelseid sõnade tähendusi. Aga ütleme siis laiemalt on see tegelikult nii-öelda siis, ma ei tea, mõtete kogumine, erinevate nii-öelda arvamuste kaardistamine, et selles mõttes jalgpallihaigla esindajad on ka sinna kutsutud. Ma ei tea, kas Ivan oled ka kutsutud või tahaksid minna? Ma ei ole kutsutud. Ma ei tea, ma ei tea, ma arvan, et iseenesest tribüün võiks olla esindatud seal vabalt 6. maimaal on Eestis, et ma võiks kirjutada vabalt, oleksid huvitatud ise või? Ma ise täitsa hea meelega läheks. 6. mai vist on esmaspäev. Ma ise mõtlesin ka, et ma peaks ise kirjutama sinna, et ma olen, kui on kohti üle, siis ma olen valmis nagu oma mõtteid avaldama seal. Mis mulle küll natukene selle kava siis puhul nagu väga ei meeldinud, oli see, et põhi nagu, ma saan aru, et Eesti jalgpallis, tegelikult see on nagu rohkem suunatud kõigi klubidele, kes tulevad valima ja nende jaoks see põhifookus on ikkagi jätkuvalt selle, et kuidas me teeme sporti, mis toimub väljakul, kuidas on treenerid tasustatud, kuidas areneb nii-öelda siis palliplatsil toimuv, ma saan sellest aru. Et ma küll loodan, et seal seda kirjas ei olnud, aga
arutatakse ka võib-olla seda jalgpalli nagu rolli ikkagi laiemalt, et. No see tuleneb ju sellest, kust me selle juttu alustasime põhimõtteliselt on ju, et seda on vaja, seda on nagu nii kriitiliselt vaja, et ma läheks, ma ei tea, tööle esmaspäeval ja nagu, et see, et ma olen elevil, et oli mingi Tallinna derbi, et keegi vaataks mind nagu debiili, on ju. Mul on seda vaja nagu Eesti ühiskonnas ja kuidas seda, aga seda nagu, ma ei tea, kas Eesti klubid või need, kes hääletavad, on esiteks neid ei huvita see, teiseks, kas nendega on seda arutada, et nagu sul on raske arutada sellist küsimust inimestega, kes on nagu nii nagu selles jalgpalli sees, nagu, mida ma näen jalgpalli kogukond või ma ei tea, jalgpalli inimesed, nad on nagu jalgpalli sees, et ma saan Urmasega rääkida jalgpallist sellega, ju siis kõik huvitavad jalgpallist tegelikult, kui me korra tuleks välja sellest suhtist, ma saaks aru, tegelikult väga paljusid inimesi kahjuks ei huvita jalgpall. Ja see on see probleem. No ja vaata, kui sa oled nagu väga kinnises seltskonnas, siis no just, kui ma ainult sinuga suhtleks päevad läbi, siis loomulikult tekikski tunne, et kõik on huvitatud jalgpallist. Ja võib-olla siis teinekord isegi nagu sellises suntis ei teki teadmist, et kuningas on alasti, et mõnikord on see väline pilk on ikkagi vajalik. No. Aga mis puudutab seda nii-öelda seda valimiskampaaniat peal, siis ma siin olen ka nagu episoodi järel olen umbes siin, ma ei tea, 20% nii-öelda andnud Ragan Klaavale. No tegelikult üks päev ma ikkagi mõtlesin ka selle sama nii-öelda need avaliku elu tegelaste selle särgi kampaania taustal, et ilmselge on ju see, et väline arvamus või vähemalt see väline arvamus, mida mina siis loen, kuulen, näen, on nagu väga selgelt Klaavani poolt, või siis ütleme siis muutuste poolt, juhtimismuutuste poolt. Siis mida rohkem tegelikult see nii-öelda siis tiim suudab kõnetada neid klubisi, kes ikkagi nagu peavad mingil määral ennast nii-öelda siis koguna klubideks või kus ka lapsevanematel on mingi hoolekogud ja asjad, siis seda suurem tõenäosus ikkagi on võita, sellepärast et ma olen täiesti nagu veendunud, et kui me räägime siin nagu eestikeelsest sellest eestikeelsest jalgpalliklubidest, siis kas mingi jalgpalli lapsevanemate üldine arvamus on kindlasti see, et nagu asjad vajaksid muutust, aga lihtsalt kuidas see Klaavani tiim suudab nagu kõnetada seda, et need klubid või see klubide hääl ei sõltuks siis sellest 1 või kuni 3 juhatuse liikmest. Vot, õige. Ja no ma räägin, et see tegelikult ühest küljest jalgpallifännid on ka nagu, anna mulle see särk, aga teisest küljest mingis mõttes on sellel pointile, ma ei tea, kas seal on isegi mingi point, aga ma saan nagu sellest mõjust ka aru, aga need särk on ilmselt, need läheksid päris soojalt, nagu soojad saiad, ütleme. No ütleme ärimehena ma küll täitsa imestan, et mis sa selle ärilise mõtte peale ei tulnud. No absoluutselt, tribüüd oleks pidanud ammu ära patenteerima selle, aga vahepeal ju tegime, vaata meil on Instagram, kõige rohkem jälgijaid on meil Instagramis on ju, et tegin ka seal mingi stories lampi küsitluse ja siis seal oli nii, et 93% olid Team Klaavan, 7% olid Team Pohak. No see on sükke jälle. No meie keskkonnas selles mõttes ei ole nii-öelda adekvaatne. Ei, no tegelikult kui sa ütleksid seda Telegrami kohta ja ma oleks nõus, aga tegelikult Instagramis väga palju erinevaid inimesi ja loomulikult see küsitlus ei jõudnud seal paljudeni ja loomulikult mõni võib-olla võttis valesti, mõni kuradi skippis, mis iganes, aga tegelikult ma arvan, see natuke näitab, et need, kes on sügavalt jalgpalli sees, need nagu ei taha väga muutust või kardavad muutust ja need, kes väliselt on, need nagu ihkavad seda muutust. Et lihtsalt nii ongi kõik, see on nagu süke tähelepanek, ma ei tea. Jah, sellega ma olen nõus küll. Vot, aga rääkides Klaavanist veits, vaata ta andis jälle mingi paar intervjuud, kes podcastis ja väga hea podcast oli, ma soovitan kuulata. Ei, minust oli täitsa hea ja kõik ei ole mõtet ümber rääkida, ma räägin siis podcastist, mis tunne on Delfis, ma ei tea, sa mõtled ka seda? Jaa, see sama jah. Aga üks mõte, mis ta rääkis, vaata, me kogu aeg räägime, et Aivar Pohlakul on nagu tutvused ja nii, aga lihtsalt see üks süke, nii muuseas Klaavan main saa, ma rääkisin siin Liverpooli akadeemia vaata juhiga, et päris ärme seda ka nagu räägi, et Klaavan on tumba-jumba vaata, et mingid tutvus ei ole ikka on. Aga seal ta rääkis vaata, et trend nagu noorte mängijatega on nagu nii palju muutunud siin viimased aastad, et vanasti oli see, et ta peab mingi jalgpalli A-ja-O, ma ei tea, 6. eluaastast olema ja nii edasi, aga nüüd on see, et otsitakse mängijad, kes on füüsilised, omavad mingit väga tugevat füüsilist eelistust ja küll mingid jalgpalli asju, nagu need metoodikud on nii arenenud, et sa saad, no kui ta just päris kaigas ei ole, mingid asjad saad juurde panna. Kohe, kui ma kuulsin seda, mõtlesin kohe Promis Davidi peale, et tuli selline, toorik, vaata, tuli nagu kuradi, ma ei tea, lihvimata puu tuli metsast, vaata. Ja siis natuke, ega Kaljul ei ole neid, ma ei tea,
kõiki metoodikaid ja nii edasi, aga nagu siukse hea tööga saadi päris hea mängija, kes praeguse potentsiaaliga, ta võib top 5 liiga ründaja lõpuks, sellise potentsiaaliga. Ei, mitte top 5 liiga ründaja, vaid me siin hetkel räägime ikkagi sellest, et kas ta siin järgmises üleminekuaknas või ülejärgmises, kui ta vigastustada muidugi ei saa, kas ta siirdub Premier League'i või ta siirdub Saksamaa, ütleme, top klubidesse. No need ongi top liigad. Ja, aga ei, ma räägin, ta ei siirdu sul seal, ma ei tea, Bochumisse ei siirdu, vaata. Et seal juba... No Bochumil pole raha praegust osta. Ei, no ma räägin, et seal 10 millised ülemineku pakkumised lükati tagasi juba, et... No see selleks point on selles, et lihtsalt see oli üks näide ja ma hakkasin mõtlema kohe nagu, et mis on nagu meie need metoodikad, kuidas meil on nagu see, et me mitte röövime, aga me nagu saame hästi palju lapsi, kui nad noored on, treenime neid nendel kunstmurudel, ma ei tea, mingid kordi sööta ja nii edasi ja siis tulevad noorte koondised või üleminek 11-11 ja me lihtsalt kaotame kogu selles värgis. Teine asi oligi see, et Klavan jumala õigesti tõi välja. Ma isegi enda ajast mäletan, et need käärid hakkas tekkima muu maailmaga, kui me läksime 11-11 peale. Et kui meil ongi 7-7-le, meil on seal nii, nagu nendes klubides nii palju taset, et need vahed ei oleks nii suured klubide vahel, siis muidugi, kui sa 11-11 lähed meie vanusest 1990, Floral on muidugi 2/3 Eesti mängijatest, Floral, toona oli Tammekal väga hea see põlvkond, ma ei tea, ülejäänud klubid nii ja naa on ja ongi ja kuidas saavad Flora vennad areneda, kui nad kotivad mingi 10-0, 8-0 täis, ei ole mingit arengut. Areng toimub siis, kui sul on pidev konkurents, kui sul on pinge mängus. Et piltlikult öeldes, et kui meil oleks liigas ka, et Levadia kotiks kõik 6-0, 6-0, ühest küljest oleks hea märk, aga teisest küljest Euroopas sa ei koti kedagi 6-0, et sul on vaja neid pingelisi mänge. See on selge selles mõttes, aga mis puudub nagu seda ühte keskkonda, siis selle jaoks tegelikult ongi ju see nii-öelda akadeemiate mõte kõikides väiksemates jalgpalliriikides või ka tegelikult ikkagi mingil määral suuremates, et sul oleks seda võistkonnasisest, et sa saaksid välja panna mitte 11 mängijat, vaid sul tegelikult seal tiimis on 20 mängijat, kes võitlevad selle 11 koha nimel, et paratamatult see Eestis on mingil määral nagu piiratud. Aga selles suunas me peame liikuma, et muidu ei ole võimalik üldse, et midagi tulema. Mina olen selle poolt, et parimaid mängijaid ikkagi koondada ja võib-olla ongi mingid välisturniirid ja selline asi, et neid kokku koondada, teha neile võib-olla rohkem trenni, professionaalset trenni, suurema staffiga, paremad vastased ja nii edasi. Et ma mäletan, kui sul enda lapsepõlvest see oli hästi veider, aga sa töötasid tegelikult päris hästi. 2 korda Tammeka, toona oli Arnold Jädal oli nende peatreener, kutsuti algus oli 2 korda Läti turniirid, kutsuti lampi meil, me näeksin TVK-s, mingi 3-4 venda kutsuti lihtsalt turniirile, tulge on ju. Et me olime selle võrra nagu tugevam tiim ja samas olid seal ka mingi Poola mingi meistriga, sihukestega mängid, aga sa saad nagu vastu neile. Sa nagu täiendad oma tiimi, võib-olla paned ühe kaitse juurde, ühe poolkaitse, võtad väravahi, mis iganes on ju. Ja nii sa arened ka vaata. Et ma mäletan, need olid minu lapsepõlvest ikka ühed parimad hetked. Jah, ja lõpuks oli see, et midagi kuskile nagu arenesid, aga lõpuks tulevad ikkagi piirid ette. Aga mis puutub seda, millega ma olen tegelikult totaalselt nõus seal, et mina olen ka selles paadis, kes ütleb tegelikult, et Eesti jalgpalli mingi kõige suurem probleem isegi ei ole see, et meie mängijad on tehniliselt kehvad. Eesti jalgpalli kõige suurem probleem on see, et meil ei ole atleetlikke mängijaid lihtsalt ei ole, et isegi olen nõus, vaatasin, mul tuleb kohe meelde Kalju Flora mäng, vaatan neid tüüpe on ju, need peaksid nagu tippmängijad meie liigas olema, kõik on minust väiksemad, okei, mul on veits ülekaal ka ja nii edasi, aga nagu nad peaksid olema nagu atleedid, juba nad peavad sportlased olema, aga nad on nagu mingid poisid, kes on seal väljakul. No täpselt, lapsed on seal väljakul, et Premium liigas ütleme, sa võidki põhimõtteliselt võtta, et sul on Mihkel Ainsalu, Rasmus Peetson ja siis suures pildis sul ütleme atleetlikud mängijad lõppevad ära, et üks asi on see. Me räägime Eesti mängijatest. Ja, me räägime Premium liigas Eesti mängijatest. Ütleme, välismaalasi on küll kõvasti. Et kui me räägime nagu selles mõttes sellest nagu jalgpalli arengust, üks asi on see, et tegelikult tänapäeva jalgpallis sa pead olema füüsiliselt nii heas konditsioonis, sa oled valmis võistkonnaga nii-öelda ülevalt pressima. Aga teine asi on see, et sul võib olla, ma ei tea, ükskõik kui hea tehnika, aga kui sa neid duelle kaotad jalgpallis, sul ei ole mitte midagi teha. Me näeme tegelikult ju väga hästi siin meil kas või Pärnu Vapruse näitel, et ma ei tea, Tristan Pajo või Hendri Välja on tegelikult ju tehniliselt on väga head mängijad. Aga kui sa oled sellise nii-öelda, ma ei tea, füüsilise pagasiga nagu sa oled, midagi ei ole teha, olekki Pärnu Vaprus ja võib-olla teedki hästi seal,
aga ega selle pealt ju nii-öelda suurt mängu ei mänginud. Sorry, mul tuli meelde nädalavahetusel lihtsalt telemäng. Naine ütles, et miks on Tristan päev 14 on. Aga no ta näebki natuke välja. Tal ei ole midagi teha selles mõttes ja siin keegi kindlasti ütleb mulle nüüd siin vastu ka, et Messi sai ka maailma parim mängi olla, aga tegelikult kui tugev Messi oli, vaata, kõik räägivad sellest, et see kese oli, proovi Messi ära lükata, mine proovi, kui ta palliga on. Täpselt, Messi oli tegelikult väga tugev. Ja mis mulle tegelikult veel nagu ütleme siis sellega, kui ma natuke mõtlesin selle teema peale, siis meie nagu jalgpallite profileerimine ongi, et minu meelest, see on minu hinnang, võib-olla seal on taustal mingid asjad, mida ma ei tea, ja loomulikult ma ei teagi, kuidas seal Flora trennis on, aga minu meelest näiteks, üks legendaarne juhtum, mis meil siin Eesti jalgpallis oli, Levadial oli väga andekas noormängija Oskar Pihela, kes skeemitati Florasse läbi Kuressaare. No ütleme, sellel vennal, keskkaitsja, sellel vennal on kõik eeldused olemas, et olla, ma ei tea, totaalselt maailma tippliigas. Aga mees ei mängi kõrgliigas, et okei, võib-olla ta ise ei ole nagu ära teeninud seda, et neid asju ma ei tea, aga see on see profiil, mille ehitada reaalselt maailmatasemel keskkaitsja. Okei, see on aeglane hetkel ja võib-olla ei oska nagu palliga normaalselt sööta ja kõik asjad üles ehitanud kehva, mis iganes, aga see on see profiil olemas, et kujuta ette, kui siuke mees oleks praegu siin, ma ei tea, istuks Levadias või Kaljuspingil, ma ei jõuaks Kräunumist ära kuulata, et kuidas selliste eeldustega mängija persse keeratakse Eesti jalgpallis, aga Floras normaalne, ei mängigi, et need ongi see, et mulle tundub see, et me täpselt ei saagi aru, mis tegelikult see Klaavan seal podcastis väga hästi ütles, et me ei saa aru, mis mängijad me kasvatada tahame üldse. Et mis on nagu need omadused, mis üldse jalgpallur olema peavad, et meil on see, et kõik on mingi jube build up, tuleb rahvusvaheline mäng, meil on kuri 3. sööta massa jalal ja pall on võrgus jälle. Vot, ja siit edasi ongi tore minna. Järgmine aasta on U17 EM Eestis, mis tähendab, et me korraldaja riigina saame pripääsme. Ja nüüd siis see koondis on hakanud valmistuma. Nüüd sel ajal, kui me salvestame, toimub see U17 U16 vahet ei ole. Selles vanuses sõprusturniir Moldovas, kus ka samal staadionil, kus meie rahvuskoondis 6 aega tagasi mängis. Ja no ma mänge ei näinud, on ju. Iial ei tea, mis võis juhtuda, aga 0-4 Gruusialt, 0-4 Moldovalt. Et nagu, see vist ei on see põlvkond, kes hakkab keerutama, on ju, et meil ma juba nendest natuke sassi teid. Meil on iga põlvkond siin alates 2003 on kõik on keerutanud siin. Jah, et ühesõnaga, kurat, no see on ikka väga halb ju. See on esiteks okei. Ma olen nagu alati olnud see vend, et sõpruskohtumised nagu selles mõttes tulemus võib-olla ei ole kõige tähtsam nõus, aga ma tahaks püstitada seda teemat, kuidas me nagu, see on tegelikult minu arvates kodune turniir ei ole nalja asi, tuleb valmistuda, meil on koht olemas, et ma ei tea, alates banaalsetest asjadest nagu, et tulevad skaudid ja mis iganes ja võib-olla, kuna me juba korraldame seda mingi meedia ja avalikkuse tähelepanu on selle turniiri all, et kui me päris nagu kaotame, siis on täitsa jama, on ju. Et lõppude lõpuks, kuidas me nagu valmistume, kes on treenerid, mis on see treeningplaan, no ilmselt midagi seal tehtud on, ma ei taha öelda, et jalgpalliit päris seal üle laseb. Praegu tundub kuidagi, et ma ei tea, et nutuna on see seis, et eelmine kord, kui see U17 turgunniti, siis mäletan, siis võeti ju Norbert Hurt, kuradi Leegioni treenerid, vaata, pandi, need vennad käisid, ma ei tea, kord 6 asjadel mängisid. Ei, minu mõelest nad tegid isegi, iga nädalalt tegid isegi nagu ühistreeninguid seal, et ma nüüd ei tea, kas võib-olla on praegu ka, ütleme, see pole nagu läbi käinud, aga fakt on see, et signaalid on nagu muret tekitavad, et kus ikkagi aasta enne oled veel Moldovast, oled ka 4 värvaga maas, siis eelduses, ma küll ei tea, et võib-olla Moldoval on tõesti ka mingi, ma ei tea, üle aastakümnete mingi fantastiline aastakäik. Ja Gruusial. Gruusial võib olla küll vabalt, seda ma ütlesin, ütleme, kui Gruusial on 4-0 kaotada, sellest ma suun aru saada, et seal tõesti võib, Gruusia praegu tuleb nii palju talente peale. Üks mäng tuleb veel Aserbaidžaaniga, et kui sealt ka nagu mingi 0 midagi tuleb, siis on muret tekitavad. Ma ei tea, Marko Pärnpool vist peatreener. Pärnpool on treener. Tõsi on muidugi see, et 2 põhivärabahti, siis esimene ja teine valik peaks nagu puudu olema ka, et võib-olla siis selle taha on ka mingil määral jäänud. No kes seal on sina kui noori jalgpallurite skaut? Minu jaoks on seal ainult üks enam-vähem tuttav nimi, on see Flora Andro Kaares. Kaares, jah. Nad on kogu Kaares öeldud. Aga Andro Kaares on, jah. Aga kes seal veel on sellised, keda tasuks? No näiteks selles koondises on jalgrattasõpradele Jaan Kirsipu poeg on näiteks. Siis on Viimsist on üks päris pull, Aston Visse vist äkki enda nimi, kes on ka päris head eeldustega.
ja no seal on paar välismängijat ka, et no see ongi, meil on põhiväravat on Hoik Koos tegelikult, teda praegu ei olnud, on ju, et ja siis tegelikult teine väravat on siis Kaljust, et kuna ma arvan, ma ei tea, võib-olla teda ei kutsutud, aga ma eeldan, et Kalju lihtsalt ei andnud teda. See kindel või? Joonas kindel, Okay. ma eeldan, et Kalju ei andnud teda lihtsalt praegu koondisesse. No teil on varuväravat muidugi. Okei, no kuule, ma ei tea, ühesõnaga ma häirekeellasid ei löö, aga ma loodan, et seal on mingi plaan, et ma tahaks ma ei taha järgmine kevad minna staadionile vaadata, kus ma mingi 0,7-0,8 kotti saama, ma lihtsalt ei taha seda. Ma tahan, et oleks võistkond mentaalselt ja füüsilist valmis vähemalt nagu tippriikidega mängima. Et nad ei arvaks enda peas, et nad on, ma ei tea, kusikud. What? Siuke lugu. On meil veel midagi noorte, ma arvan, me ei ole noorte jalgpallist küll sinuga nii palju rääkinud ühestki. Ma arvan, et ikka olen. Aga mis puudutab seda, et ma lugesin nagu Telegramist ka, et võib-olla nagu arvati siis või, et see, kas Marko Pärnpuu on üldse nagu õige inimene, kes peaks siis nii-öelda kodust finaalturniiri koondist juhendama. Siis tegelikult ma vaatasin nagu ka, ta tuleb nüüd 3. tsükkel, tuleb ta U17 koondise treenerina. Et ta oli 2005 oli, siis ta sai U17 sai alagpist edasi, mis tegelikult Eestis on alati hea, kui see on nagu hea saavutus, et seal ei olnud üldse nagu vist väga lihtne alagruppki, et äkki mingi Gruusiat ja Islandit võietigi vist äkki. Ja siis tal oli, üks aasta kõik oli veel, ma praegu ma ei suudagi praegu, ühesõnaga teine kord ei saanud edasi, et seal. Kas see eelmine kord U17 mängis Islandil alagrupis, kus oli Hispaania, Island ja keegi oli veel? Jah, see sama oligi vist. Siis nad ei saanud küll edasi kuhugi? Ma natuke jooksis kokku siin hetkel, et vaatasin küll, aga ma praegu ei mäleta täpselt. Ühesõnaga, ükskord Pärnpuu sai U17 koondisega sai edasi ka ikkagi esimesest ringist. No üks asi on see, et sa nagu sellised tavapärased valiktsüklid ja nii, aga siin on nagu ettevalmistus suur turniiriks. Ja ei, loomulikult, aga lihtsalt olgem ausad, meie jalgpallis on see, et iga noortekoondis, kes saab esimesest ringist edasi, siis tegelikult see ei ole nagu üldse lihtne. Seal enamasti ongi jumala tugevad äkki oleks pidanud Alo Pärngrupi hoopis, vaata, ta on nagu päris hästi valmistatud. Tema, ütleme, tulemuste koha pealt on suurepäraselt olnud, jah. No aga see pole küsimus meil. Keda sinna panna? Kuigi, ütleme, ühte asi ma veel mainin, et ma eelmine aasta, kus tegelikult käisin ikkagi ühe korra seda koondist vaatamas ka. U17? No siis ta oli U16 või U15, mis iganes ta toona oli, et mängisid selle Saksimaaga, mis on siis nii-öelda Leipzigi, ütleme, põhimõtteliselt Leipzigi mängijad, Red Bull Leipzigi akadeemia mängijad, olid vastas. No see ei 0-0 toona. Niimoodi, et siis see nagu pilt mulle nagu liiga hull ei tundunud, et ma ei tea, mis seal nüüd siis praegu probleem oli. Nojah, loodame, et see oli väike fluke ehk tööõnnetus. Olgu, liigume edasi klubi jalgpalli juurde vist Klaavanist ja Pohlakust ja noortest räägitud. Derbi oli ja me mõlemad käisime sinuga ja ma olen nagu selles mõttes, ma tahaks positiivset asju jagada ja võib-olla siukest, no mitte kriitika, ei saa kriitika, no isegi arvestades mind ei saa isegi seda kriitikat, aga mingid soovitusi lihtsalt jagada ka. Aga alguses äkki positiivsest, et ma käisin, võib-olla siis, ma ei tea, kas sinul jäi positiivne mulje, mulle jäi positiivne mulje. Väga positiivne mulje. Mulle täitsa meeldis üldse kogu see õhtu. Mõnus aja veetmine minu jaoks. Täpselt see, mida ma tahaks, et ma oleks iga laupäeva õhtu. Mina kui neutraalne inimene tahakski, et oleks üks mäng Tallinnas. Mul rohkem ei ole vaja eluks midagi. No, mina sain oma sellele põhimõttele kinnitust ikkagi selle nurga alt, et suuri mänge emotsiooni mõttes tuleb mängida õhtutina. See ilm nagu totaalselt mängis ka kaasa sellele, et see oli joppas, päike tuli välja. Terve päev oli väga kehv ilm ja siis õhtul nagu tuli ilmeks heaks. See parandab inimeste enetunnet. Aga ma nägin seda, mida ma tegelikult tahan näha. Et ma istusin Levadia nii-öelda poole peal, mitte Levadia fännisektoris täiesti on, aga ütleme nende lähedal. Ma nägingi seda, mis mul nagu Eesti jalgpallis ka suurematel mängudel, just nendel pühapäeva hommikustel mängudel on see, mida ma ei näe. Et ka tavainimene emotsionaalselt mingitel olukordadele kaasa elaks. No vähemalt seal minu sektoris oli normaalne küte käis, et kohtuniku otsuste peale kuradi tavainimesed seal vilistasid ja sõimasid vastasmängijaid ja nii edasi, et mulle väga meeldis jõhkralt. See oli täpselt see, et kui iga mäng oleks selline, siis ma ütlen ausalt, ma ei viliseks üldse selle atmosfääri mõttes Eesti jalgpallis. See on küll 1000 inimest, saaks väga palju nagu rohkem nõuda asju inimestelt ja kaasaelamistelt ja kõikidelt. Aga kui oleks selline asi, siis ma oleks tegelikult juba täitsa rahul. Ei, täitsa oli. Ma küll tegelikult istusin keskemal pool, mitte väga kaugel ajakirjanikest taaskord. Hakkab mu lemmikkohaks olema. No seal ei ole, vaata pilet, need nummerdatud kohti, et sa ise valid selle koha. Teisel kord pidime kokku saama, sa ei andnud üldse märku. Ma ei näinud sind. Sa tuled liiga hilja, esiteks sa oledki siuke vend, tuleb mingi viimasel hetkel staadionile.
ärge õppige sellest vennalt, sa tuled viimasel hetkel, saad alati, isegi kuradi Kalju kodumängudel vend on 5 minutit enne mängu. Ma olin 30 minutit enne mängu olin kohal. Ma olin veel varem. Vot, ja siis sai ülihea meeldis, et mitu, vastupidi oleks muidugi debiilsus, aga päris mitu, 3 kohta oli, kus sai osta õlle. 3 vähemalt, jah. Nii, et ma läksin esimeses oli järjekords, ma nagu inimesed, seal on 2 kohta veel, ma läksin järgmisesse. See oli minu arust kõige naljakam, et kus nagu inimesed on mingi harjumuste ohvrid või kui nad on midagi nagu elus teinud, näiteks inimesed mõtlesid üldse, et miks sa peaks seda kuradi õlut ostma sellest järjekorrast, mis on nagu tavaliselt see üks järjekord, üks putka, kus seal on 10 inimest ees, järgmises putkas ei ole mitte ühtegi inimest. Reaalselt ma läksin sinna tund aega, esiteks tegelikult, ma ei olnud päris tund 50 minutit, oli juba rahvast. Mul nagu, vot see on juba midagi, see juba näitab, et ma olen nagu õiges kohas. Natuke võib-olla selles mõttes, et see teine värav oleks võinud lahti olla pileti, see minu arust veits tobe oli, et see ainult üks oli lahti, minu arvates, aga lõpuks mind see nagu selles mõttes ei häirinud, sest ma tulin oluliselt varem ja kui ma välja läksin, siis ka nagu väga probleem olnud. Tegelikult see oli probleem, et ma tahtsin minna tegelikult trammi peale alguses vaata sealt, aga see oli kinni, sest nad panid kinni, et mängijad hakkavad välja tulema ja siis inimesi ei lastud sinna, siis ma nagu, ma lähen Kristiines siis. Ma arvan, et seal sinna joostes ma tõmbasingi selja ära. Aga kus ma jäin omadega. Ühesõnaga, sai õlle osta, kõik istusin päige vastis, jumala chill. Teisel poole tuli staarkommentaator Kermo ka kuhugi sinna kanti, väga timm oli. Kermo muidugi see Flora teadvuste hing hakkab vaikselt sisse minema, et seal oli kuulda, et on poolt valitud vaikselt. Aga see selleks. Aga muidu sealt keskelt tegelikult, miks mulle vaata siuke lahendusi meeldigi, et on ainult üks tribüün, siuke piklik, et reaalselt juba keskel istudes tegelikult see fännide heli on suht, sa ei kuule enam nagu Flora omi ja need Levadia omad ka nagu ei kostu. Inimmass summutab ära selle. Selles mõttes, et ma arvan, et ma istusin kõige rahulikumas kohas üldse seal, mis oli täitsa okei, selles mõttes ikkagi ta oli keskmisest mängust, Eesti mängust, ma arvan, 10 korda parem entouraažiga ja olgem ausalt see, mis väljakul toimus seal nagu, ei ole millestki rääkida. Tegelikult, kui sa lihtsalt nagu emotsiooni vabalt peale vaatad, see oli nagu päris tuim andmine, et mitte, Ma sõna tuim ei kasutaks selle nurga, et ma arvan, et seda ka väljakul sellist emotsiooni oli... Emotsiooni oli, võtlen nagu taktikalist tehniliselt, kui hinnata seda mängu, seal pole mitte millestki rääkida austaldes, et mõlemad nagu tahtsid, aga... Ühel võistkonna oli natuke rohkem võimalusi, aga kaitse siis ületas siis, Flora kaitse ületas Levadia rünnakut lõpuks. Ja mingis mõttes mingi osa minust tegelikult kurvastas, kui Flora punas sai teisel poole, sest et mul oli väga huvitav näha, kuidas et Flora minust teisel poole mängis paremini kuni selle punaseni ja ma tahtsin väga näha, mis hakkab saama, ma tahtsin väga näha, sest mulle tundus, et see asi liigub vaikselt Flora värava suunas, aga see punane nagu muidugi Flora tõmbas tagasi ja Levadia ei suuda hetkel neid asju maha murda lihtsalt nagu isegi Eesti liiga tasemel. Ütleme, ma ei tea, miks see Levadia niimoodi mängib, ma ei saanud sellest eelmine nädal aru, ma ei saa praegu ka aru, et seal on kuidagi nii süsteem nagu paika pandud, kus need mängijad paiknema peavad ja sükest mingid loomingulisi asju nagu üldse ette ei võeta, et nii nagu staatiline on see, ma ei tea, kas kuradi Karel Voolaid on juba seal nii palju kaarte seganud selles ründemängus või igatahes arusaamatu, et mängijad võtke ette ja te lihtsalt, ma räägin, võtate ära need duellid seal, et aga ei. Kui see mängija seal ei paikne, siis me seda teha ei saa. Tead, mis see meenutab natuke mulle? See meenutab mulle sukast, kas oli eelmine hooaeg või? Eelmine hooaeg Manchester City Real Madridi vastu. Täpselt see, et süsteem on Manchester City nagu mängusüsteem ja see ülesehitus on tugev, ma ei vaidle. Aga see kuidagi võime võtta ette või kuidagi teha süsteemi väliselt asju, see on nagu ära võetud täielikult ja seeläbi Real Madrid lihtsalt kasutas ära ja tegi nagu mängis jalgpalli nagu selles mõttes targemalt, et kuule, meil on nagu maailmaklassi mängijad, miks sa piirad neid? Et maailmaklassi mängijad küll Eesti liigas ei ole, aga... Eesti liiga tasemel ongi maailmaklassi mängijad, et Eesti kõrgliiga
klassimängijad siis või kuidas no kõrgema tasemega kui keskmine, kindlasti Levadial neid palju rohkem kui ükskõik mis tiimil, et kui mulle tundub, ma ei tea, ma ei usu, et tegelikult päris Kurro ütleb, et ära tee, et kuidagi nagu peas on mingisugune kamitsus, et kui nad sellest vabanevad, ma arvan, et kõik on hästi. Ei, kusjuures ma ei välista üldse, sellepärast, et mingi nurgalt, Euroopa mängu mõttes on see vajalik ikkagi, et sa paratamatult rahvusvahelistes mängudes ja uutes mängudes sa ei tohi nagu näiteks, ütleme, palli kaotada olukorras, kus sul võib-olla ei ole asjad paigast taga, et seda nii-öelda Levadia väldib ka Eesti liiga mängus, et see struktuur peab olema neil ikka väga tugevalt paigas. Võib-olla jah, aga kui sa vastase kolmandiku, et mis seal enam... Kuule, Sergei Frantsev ei lubanud kuradi ma vastase kolmandiku ka seinasõõtu teha, sellepärast, et sealt võib kuradi kontra vastu tulla, et põhimõtted on erinevad. Tuleb peale lüüa üle. Kõige parem on üle peale lüüa. Lihtsalt tagasi tulla ja positsioonid siis. Kusjuures, ma räägin, Deniss Tjapkin oli väga hinnatud mängija Frantsevi mudelis sellepärast, et kui 30 meetri pealt ta oli võimalik kuradi palli nii kaugele lööma, et palli otsiti 2 päeva taga, et sai asjad paika panna. Vot, et ühesõnaga tegelikult kiitus ja tõesti ei vedanud ilmaga ka. Ma kujutan ette, et kui oleks näiteks selline nagu reedel, suur reedel on ilm, siis võib-olla inimesed ei olekski üldse mahtunud, on ju, et seal oleks üli suur tunglus olnud. Aga see selleks, et kiitus Levadiale, tublid korraldasid, jah, seal oli see noorteturniir, mis minu jaoks tegelikult, minu arvates see väga suva, kas mingid Liepa noored tulevad sinna mängule või mitte, mind see nagu väga ei koti. Aga mis ma tahtsin öelda on see, et see Tallinna derbi on viimaste aastatega ja ma loodan, et seda ei kaotada seda saavutust, et ta on juba bränd. See mäng on bränd lihtsalt meie liigas, mitte midagi pole teha, et seal on, me oleme ületanud mingisuguse minimaalse kriitilise piiri, kus isegi ilma mingisuguse reklaamita mingi kriitiline arv inimesi tuleb. Nõus, hästi nõus. Ja mulle tundub, et seal on potentsiaali palju, võiks mingid asjad nagu natuke paremini teha. Nagu sa ütlesid, õhtul minu meelest täitsa okei mõte, kel peabki see mäng peab olema kas reedel õhtul või laupäeva õhtul. Täiesti nõus. Okei, suvel on üks erand ja ma olen ka sellega sinuga nõus, et suvel tegelikult Tallinnas ongi nädala sees isegi parem mänge teha, sest see tõesti see nädalavahetus, inimesed teevad mingid muid asju. Mulle täitsa meeldib mingi, ütleme, juulis me väga mängida ei saa, aga augustis võib-olla titlugu peal saame. Augustis juuni nagu teine pool pärast koondise pausi. Teised päev kolmapäeva õhtu ilusa ilmaga mängida, jumala fain mulle. Aga muidu laupäev kell 7 täitsa fain. Ongi täpselt vaatad mängu ära, teed edasi. Aga vaata, siin ongi see paradoksaalne olukord. Kusjuures mu kõrval tegelikult, et kõik ei oleks nii roosiline, mu kõrval oli mingi naine oma lastega, mingid veel lapsed olid ja nad läksid pärast esimest poolega ära, sest liiga hilja. Ei, muidugi loomulikult kõikidele osapooltele paratamatult. Aga sa ei saa kunagi kõigile meeldida. Ei, see pole võimalik muidugi. Aga see paradoksaalne olukord on see, et loomulikult meil on, ma ei tea, sellel aastal, võib-olla ka järgmistel aastatel on samamoodi, on see ETV slott, on see kuradi pühapäeval ja nüüd ongi, et kuidas sa tegelikult siis ei pane seda vooru parimat mängu, ei pane telekasse, tegelikult peaks olema, aga sellistel tingimustel, kui me see 14.30 pühapäeval on, järgmised tervik kindlasti ongi seal nagu nii pandud, pole üle kontrollinud, aga ei pea ütlema Euromant ilmselt olema, see on näiteks jälle mingil kuradi suva ajal, ebamugaval ajal, et see tele nagu selles mõttes nagu ühelt poolt nagu takistab, et mulle nagu väga meeldis seda, et seekord siis ETV ei surunud seda ühte mängu vähemalt, et sai nagu teistpidi seda asja ajada. Ausalt, et suvi pärast kohe ma avan. Et ma ei tea, kas see on võimalik, et saada ütleme kunagi see ETV slott nagu nii-öelda tõesti prime time'ilega ja nii-öelda telemaastiku mõttes. Ma kahtlustan, et mitte, sest laupäeva keegi ei taha seal. No nii ta on jah, selles mõttes, et võib-olla reede õhtu, kus juures äkki isegi oleks võimalik. Võib-olla. Korra ma siin täiesti selles mõttes on ette valmistamata, ma ei teadnud, et see kõik ei saa ette näha, aga lihtsalt huvi pärast järgmised derbid soo aeg. No, ma arvan, 18 mai, on pühapäev 14.30, aga see on ka fine. Ma mõtlen ausalt tegelikult see... Ei, ma ütlen, see ei ole fine. See ei ole fine, selles mõttes, et see loobki jälle, ma räägin selle, loomulikult ta ei ole nüüd niimoodi, et sul reede õhtul on mingi mega atmosfäär ja kõik on väga chillid ja pühapäeval on siis kõik magavad sellest aitajal. Aga ma ütlen, see on märgatav vahe, et kui me tahame sellest oma raamatukogu jalgpallist edasi liikuda, siis meil on vaja teha neid mänge inimestele kõige paremal võimalik ajal. Siis on 8. august 19.30, ma ei tea, mis päev 8. august on. Ma arvan, see on nädala keskel siis äkki kolmapäev, tundub. See on Mart väga hea kohta. Ei pruugi. Okei, vahet olla 8. august ja siis ilmselt seal lõpus ka. Et ühesõnaga
mis mu point on see, et kuna see mäng on selline, siis me peame seda ka võimendama vaata, et see on nagu see maiuspala, millega sa meelitad. Aga okei, ETV ei kandis Soccernet on ju. Siin on veel teine, sellel mängul on ka teine mõõde on ju, ka nii-öelda meedia mõõde. Et Soccernet sai suure mängu, suurepärane, 2 kommentaatorit ja nii edasi on ju. No aga tehke stuudio. Tehke sellest, näidake, et see on suur mäng. Miks me ei või teha, ei pea olema mingi kuradi tunniajaline nii. Lülitu sisse pool tundi enne. Kutsu kuradi üks mingi Flora endine mängija, Levadia endine mängija, rääkige kuradi juttu, Rimo Hunt, mis iganes, noh, vahet ei ole. Vaata, siin ongi see minu meelest, et muidugi loomulikult nõus sellega kõigega, aga sellel stuudiol ja stuudiol on nagu nii suur vahe. Vaata, ETV ülekannetes on ka ju meil ikkagi nagu nii-öelda siis mingi stuudio, aga olgem ausalt nagu jalgpallis, et on see siuke pläma, et ma ütleks ausalt, et seda ei peaks isegi olema. Kui teha normaalne stuudio, kus on ka korralik analüüs, korralik ekspert, kes teab, mida ta räägib, mitte mingi suvaline võll on kuskilt metsast enam võetud, siis küll, aga... Kas on Soccernet, sul on ajakirjanikud olemas? Ei, loomulikult, ma ei tea, miks nad seda ei teinud või korralikult, et... Kuule, meil teeb Velko esiliiga mängudel, ma ei tea, kas enne mänge ma ei julge lubada, aga poole stuudio. Jaa. Selle asemel me laseme seda kuradi, esiteks see poole muss, palun vahetage see ära, ma palun. Siin ma tegelikult selles mõttes Soccerneti kiidan, vaata. Ma kiidangi seda, et tegelikult stuudiot ei olnud ja see kuradi ma poole muss on. Sellepärast, et see viibki inimesed staadionile, see peab kõlama eesmärk. Keegi ei tahagi kodus seda vaadata. Absoluutselt see, ja elu ongi ainult Tallinnas Alekoka Arena ümber. Siis, mis ma tahan öelda, et kuradi, no, näitate oma Soccerneti mingit podcast, ei, tublid väga hea, ma kiidan teile, kas see tunnet, me peame ära tunnetama, mis asi on nagu, kus on potentsiaal, tunnetame ära selle. Vot, ja no see Soccerneti poole, mis ma, kui jusin, et ühesõnaga see jäi minust vajaka, siuke mõttekoht inimestele. Ja üks asi veel, et see mäng, kuna see on siuke mäng, no midagi ei ole teha, no teised klubi, vabandust, Kalju fännid ja nii edasi, aga no planeerige see esimese ringi viimasele voorule, planeerige nii, et Alekoka Arena oleks, meil on veel 27. aprill, no tõenäosus on ju palju kõrgem, et siis on okei, noh. Kui see 12. aprill planeerid, siis loomulikult märtsi lõpp on veel nagu talv enam vähem, on ju, et seal võib probleem olla. 27. aprill väga suure tõenäosusega saavad ka treening need väljakud korda ja nad saavad nädal aega muru peal trenni teha. Et planeerige, midagi ei ole teha, planeerime esimese ringi, las olla. Ja mis mulle veel meeldis, vaata, mäletad üks aasta, oli hooaja esimene derbi oligi ainus mängupäev. Ainus mängupäeval. Tehkegi nii, noh. Las ta olla, las ta lõpetabki selle vooru ära või alustab selle viimase vooru. Ühesõnaga, las ta lõpetab selle ringi ära. No reede õhtul, jah. Ütleme, üldjuhul ma selliste nii-öelda paika pandu fikseeritud nagu mängude austaja ei ole, aga siin ma olen ka selles mõttes nõus, jah, et ma arvan, selline vastasseis vääriks 4 suurt üritust Alekoka Arenal. Jah, on tõesti ja midagi pole teha. No, ma räägiks täpselt sama juttu, kui Kalju Flora oleks või Kalju Levadia oleks üks mängud, aga nad paraku ei ole ja noh, lähiajal ma ei näe, et nad tõuseksid ka ette. Vot, aga muus osas ma räägin, et tubli selles mõttes, et Soccernet ka vaata, võttis mingid statistilisi andmeid, derbid ja nii, see oli nagu, kõik oli paigas, et ma ei arva, et keegi peaks siin, ma ei tea, kuule lendama ja mingid asju, ma ei tea, 7 korda üle pea hüppama, aga nagu mingid asjad, mis on tegelikult hästi lihtsad, on tahtmise taga. No vaata, ütleme, ma arvan, sa ütlesid nagu väga õigesti ka selles mõttes, et see on Eesti jalgpallis nagu tõesti ainuke mäng, millest on ikkagi mingi brändi alge kujunenud, siis vaata, palju on nagu ironiseeritud ka siin, ma ei tea, mingid kuradi raudteed terbis ja asju, et noh, ühelt poolt tegelikult ajakirjanduse ja ka tegelikult fännide nagu enda ja klubide loomulikult mõte peabki olema need asjad nagu lood suureks rääkida, et see mäng on midagi erilist, on ju, siis olgem ausalt, nende raudteed terbidel asjadel nagu tegelikult seda sisu, noh, tegelikult liiga palju ei ole olnud, et näiteks noh, see sama Nõmme Kalju Flora vastasseis, noh, kui mina seda turundaks, no kuidas mina seda turundaks, praegu ma nüüd seoses presidentvalimistega ei saa nagu niimoodi kindlalt väita võib-olla isegi enam, aga kuidas see nagu, või kuidas me üldse tegelikult nagu... Ideoloogiline derbi. Ei, täpselt, tegelikult see olekski puhas jalgpalliit pro versus vastu, et kuidas ma tegelikult mingi identifitseerisin, et kes tegelikult võiks olla nagu Nõmme Kalju fänn. Noh, Nõmme Kalju fänn, ma ei tea, Rosel Pantiti liige, ma arvan, meil on 20% heal juhul elab võib-olla kuskil seal Nõmmel.
need võikski olla inimesed, kellele praegu näiteks jalgpalli juhtimine ei meeldi või midagi sellist on, et samamoodi, et see vastasseis mitte mingi raudtee, vaata. Puhas jalkaliit, poolt vastu, väga lihtne, ehitame mängu suureks. No sükest asja ei saaks Ott Järvela kahjuks promoda see on. No, kes üldse suure juhi vastu on, ma ei tea, neid ei eksisteeri. No ma vaatasin just hiljuti siin Tartu sellest ülikooli kossumeeskonnast tehakse dokumentaali hetkel ja siis ütleme Tartu siis ülikooli peatreener on ka Aivar, et ma visualiseerisin, kuidas seal ka Saaremaal niimoodi Aivar elatakse kaasa, et avaldatakse tunnustust. Ja Aivarile võib igat pidi kaasa elada. Nii, ma lihtsalt vaatan siin seda. Aga jah, ma mõtlen tegelikult see, et need lood tuleb nagu suureks teha, et aga lihtsalt jah, et see niisama suureks seda teha ei saa, et seal peab olema nagu sisuga taga. Nõus, vot, et hästi palju sukseid mõtteid suurest tervist. Aga seoses Premier League'ga üks kahetsusväärne teema ikkagi, mis on kordad läbi käinud, ma pean kasutama sõna kusine taaskord, aga ma ei saa seda mitte kasutada. Mul on mure ja ma tean, et ma ei tea reeglitest mitte midagi ja kõik penaltid, mis me määratakse liigas, ongi reeglipärased ja kui raamatust need reeglid lugedes nii ongi. Aga esiteks minu tunnetuse kohaselt on meil liiga palju penalteid, mis rikub mängu täielikult minu arust see, kui mida kergemalt penalteid määratakse, seda nagu rohkem see mängu rikub. Muidugi seal on teine äärmus ka, kui üldse ei määrata olukordades, kus need on penaltid, see on ka halvasti. Aga jällegi kordan, mis asi on minu jaoks kusine penalt on nagu otsitud penalt. Nüüd tegelikult Meistrite liiga näitas ka minu meelest eile toimus jah see Arsenal Real Madrid, no seal oli ka, et kui sul ikka olukord, et Arsenali mängijad ise ei saanud aru, et nende vastu tehti viga ja siis 2 minutit hiljem läheb kohtunik ja vaatab, vot see ongi kuside penalti mu jaoks. Jah, by the book kõik justkui on õiglane, aga mängu sellist, kuidas nüüd rütmi mängu mingit jalgpalli dünaamikat ja kuidagi jalgpalli hinge minu arust see riivab. See oli nagu üksik näide, minu arust see kohtunik oligi väga halb eile Meistriliigas, aga Premier Liigas me näeme nagu iga teine mäng seda, iga teine mäng. Ja nüüd, vaata, sina uurisid ka seda korra hästi kiiresti, me ei hakkasin väga analüüsima, aga mingid liigad nagu Läti liiga, mingid Sloveenia liigad, siuksed asjad, nendes on ka VAR. Ja penalteid on mingi 25–30% vähem määratakse hooaja lõikes. Et me räägi siin mingist väiksest lõigust. Sloveenias vist oli 50% vähem suures plaanis. Et okei, arusaadav, mõnikord on nagu, kui Levadia mängibki väga nõrga vastasega alla Kuressaares, nad ongi kastis rohkem ja mis iganes. Ja meil ongi käpardid kaitsjad, vehivad oma kätega, ma ei tea, kuradi, pange kinni need käed siis. On ju, näiteks see Harju olukord, no olgem ausalt, Meistrite liiga tasemel sa ei näe siukest debiilsust, aga ma hiljem jõuan selle Harju mängule, mul on siin ka ikkagi. Aga mis ma tahan öelda on see, et see nagu, me nagu otsime penalteid ühesõnaga liigas ja mind see häirib, ma arvan, et see häirib mind ilmselt Premium liigas, see on top 3 asi, mis mind häirib, top 2 võib-olla. Number 1 peab see isegi olema, kõik mis puudutab sporti peab see olema number 1. No sportlikust, jah, see häirib mind selles mõelest Premium liigas, ma mõtlen nagu ümber ka, mis toimub. Et no see läheb mind kogu aeg närvi ja ma olen nagu mingi grammofon, kes räägib seda ja minu meelest seal on nagu see, et viga on nagu mingites suunistes, mis me võtsime või nagu kuidagi mingi selle nagu reeglid on ju samad jalgpallis, aga nagu need suunised ja see suund, kuidas me vilistame, see on nagu võetud ja ma ei suuda seda aktsepteerida. No räägin, meie selle varri nii-öelda mõte on otsida, ma ei tea, igast asjast siis nii-öelda jalgpallireeglitega õiglust või õigust või mida iganes nad tahavad otsida ja siis nad saavadki lõpuks võib-olla, ma ei tea, 97% saavad oma Exceli tabelisse ja kõik paksutavad käsi, aga mingil üllataval kombel, et kohtunikud teevad siin nii palju õigeid otsuseid, Euroopas nagu kuskil nagu ei jõua, et me ei näe millegi pärast Eesti kohtusunike rahvusvahelise tasemel kuskil väga kõrgelt. No Frisserit nägime ainult seal on. Et ma kirjeldan nüüd nagu enda, sina kasutad seda väljendit nagu kusine penalti on, siis minu meelest nagu kusine penalti on selline, kus, ma ei tea, ütleme ründemängija mängib siis, ma ei tea, kaitsemängijast mööda on mingi kerge kontakt ja vilistatakse ära, et võib anda aga pehme. Aga see, mis toimus seal Harju Paide mängus, see mida ausalt, see on kriminaalne.
sellised inimesed, jalgpallivaenulikud inimesed tuleks üldse kohtuniku ametist kõrvaldada. Et see on see, kus reaalselt jalgpalliliidu nii-öelda siis kohtunikest vastutavad inimesed peavad ütlema, need mehed minema, et kahjuks ma ei jõudnud vaadata, et kas need samad kohtunikud nüüd paigutati selleks nädalaks ka mingisse mängu või on nad praegu puhkusel või oli kõik õige aine, et need vennad, ma ei tea, mis on nagu eesmärk, et nende selliste kohtunike eesmärk on see, et nemad oleksid peakangelased, sul on korralik mäng, viiki hakkavad võistkonnad mängima, mõlemad võistkonnad normaalselt võitlevad seal ja siis kohtunikud otsustavad, kuule, et igav, et ma ise otsustan selle mängu ära. Ma ei saagi, antud juhul ei saagi aru, kas see on nagu varrikohtunik või peakohtunik ju ei vilista. Täpselt, see ongi see, et näiteks ma toon selle sama näite nüüd veel, järgmine päev oli see Pärnu Kalev, nii, Kalev sai kerge penalti, ütleme, kõik on nõus, sai kerge penalti, aga siin ma selles mõttes olen isegi nagu nõus, et seal see varri äkki ümber vaatama, et peakohtunik teeb otsuse, teeb kerge otsuse, võib-olla isegi öelda vale, aga ei hakata midagi seal kordi varriruumis vaatama. Aga mida perselt meil toimubki seal Premium liigas, mingid täiesti suvaline olukord, peakohtunik ei vilista ja siis me hakkame seal varris hakkama midagi leiutama. Saage aru, et selle varri ainuke eesmärk saab olla mingid jõhkrad taklamised, mis väärivad punast kaarti, jäävad kohtunikul märkamata, selge, sekkume. Ilmselgelt mingid penalti vead, korraks võetakse kossi, sekkume. Ilmselgelt mingid vägivaldsed asjad. Nagu kohtunik ei näinud, mingi vend küttis molli. See on punane. Ilmselgelt mingid meetrised suluseisud siis ühele poole või teisele poole. Kui pall käis üle joone ei pandud tähele ja kaamera tõestab. Täpselt, siis sekkum. Aga me ei sekku siis, kui on mingi suvaline võitlus, olukord ja üks mees on teisest pikem ja siis, ma ei tea, käed on nagu laial. Ma kuulasin seda Vene podcasti Jalkalahab ja seal on nagu üks juht, saatejuhtist ikkagi endine kohtunik, ta ütles, et see oli rumalus Kaspar Lauri poolt niimoodi. Absoluutselt võiski olla rumalus mingi nurga alt, aga ma räägin, me ei määra sealt siukses olukorras. Ükski normaalne inimene, kes soolib sellest mängust, sellest kuvandist, räägin, ma vaatasin kuri pundiga, vaatasime seda Sportland Arenal, vaatasime seda lõppu, Harju seda mängu ja neljase pundiga seal vaatasime, kõigil oli arvamus selline, et okei, nii, vaatasime üle, okei, see on seid, isegi Eesti kohtunikud ei anna sealt penaltit, et mäng on läbi. Ja läheb siis mööda mingi minut aega ja loomulikult antakse ära, et ma räägin, ma ei saa aru, ma olen nõus isegi leppima siis, kui see peakohtunik on debiilik ja ta annab siukest olukorrast penalti. Ma olen nõus siis, aga ma ei ole see nõus sellega, et me seal varris hakkame siukest asju. See on eriti suur probleem, ja ma nagu, kui me teeme varri selleks, et siin mingite, ma ei tea, inimeste resultatiivsust tõstast, siis vabandust. Kusjuures mulle tundubki see suunis, et see on kõrgemalt poolt, et Eesti mängijad CV-d paremaks teha siin Eesti liiga mängijatel, rohkem väravaid, rohkem huvi kuskilt Kuveitidest ja ma ei tea, mis Aasia riikidest, et Vietnamidest saame seal mõned meinad saata veel, et see on huumor, see on huumor lihtsalt, et mis toimub. Igasugune tõsiselt võetavus on mul, ma ei saagi neid kohtunikke austada, ma tahaks neid austada, aga ma ei saa neid austada, kui siuke bardakk käib. Ma ei saa austada kogu liigat, ma ei saa austada tulemusi, kui meil on mingi, ma ei tea praegu protsenti, aga väga suur protsent väravatest on saadud niimoodi. Ma ei saa austada, nagu mis kuradi... Õnneks mängijad on nii sitad, et mingi 50% on penaltite sisse lõbust protsente, natuke kõrgemist, aga ütleme, et alla 60. Siin võib vastastiimi ründaja soluda sul peal, kes on nagu kõige rohkem mööda läinud 2. Aga see selleks, no ma ei tea, ma arvan, et mängid ise ka ei naudi, ma mõtlen, ma oleks mängija, ma ei naudiks ka siukest mängu, ma ei naudi lihtsalt. Aga ma ei saa aru, mis on juhtunud, sellepärast, et eelmise aasta algus oli totaalne bardakk, teine pool juba läks need suunised normaalsemaks, et iga mingi võitluse pealt käsi ei ole enam mingi penalti, mis ongi jumala normaalne, nüüd tagasi tulnud jälle, et ma ei tea, ma ootan väga seda videokohtuniku jälle, et kui need asjad ka mulle jälle sirgeks räägitakse seal, et Excelis meil on jälle õige otsus seal, et kui äkki mõnel kuulajal on mõni välismaa kontakt, kes on siis mingi kategooria kohtunik ja et ma tahaks tegelikult nagu reaalselt... Me hakkame jõudma sinna, kus me tahame ma tahan väliseksperdi arvamus sellest, ma näitan need viimase 2 aasta otsused, mis meil Hannes Kaasik ja asjad ütlevad, et see on õige otsus, ma tahan näha, mida reaalselt teise riigi inimesed arvavad sellest, et ma ei usu seda, ma lihtsalt ei usu seda, et meil on mingi 97% või isegi võetud, kas ta on 92 või mis ta on, et meil on kõik siin jube õiged otsused, et või ei ole lihtsalt mina nii rumal, et ja ütleme, treenerid on rumalad, mängijad on rumalad, fännid on rumalad, kõik on rumalad, ainult kohtunikud teavad, kuidas see jalgpall peab mängima. Ainult kohtunikud ja Aivar. Ainult kohtunikud ja Aivar teavad jah, et mis see nagu õige on. Mis on õige vilistamine, kelle poolt on õige vilistamine. Ei, absoluut, ma kirjutan kõik alla, et see teema,
no see ei saa vait ka olla, vaata, et nagu no kurat, noh, jumal tänatud derbis mingid siit nagu, vabandust, kusist penaltit ei antud, vaata. No, paar minutit ikka ühte kätt otsiti seal, et. Vaata, ma peaaegu oleks leiutanud uue taseme sitt penalti, vaata. Et praegu jääme kusist juurde. Aga ma ei välista. Okei, nii palju siis Premier League'is. Nüüd tegelikult lõpetame nagu selle Premium League'a ploki ikkagi positiivselt, et ma ei tea, kel vähegi on nagu võimalust. Siis see suur reed on fantastiline, no sorry, noh, mitte keegi ei saa öelda, et ilma pärast ma ei saa tulla, et Tallinnas on üks mäng ja Laagris on üks mäng, et kui teil on vähegi võimalust, Kuressaares on ka mäng, et kui meil keegi Kuressaarest kuulab, siis no kuulge, noh, mingid staadionil ja ma ei tea, olge massiks siis äärmisel juhul, aga nagu elage kaasa. Ei, ma räägin, perega ilusat puhkepäeva tähistama, et arvan, see 2 tundi on oma päevagraafikust tõmmet meile. Ma arvan, et ma lähen ikkagi Flora Paide mängule, sest et mulle meeldivad suured mängud ja vaatame, kuidas siis välja teeb. Aga üks asi on küll see, et jube, kui ikkagi need kunstmurud on kuivad, siis no see on tegelikult täitsa teine jalgpall kohutama vaadata. No täpselt, see on ka asi, mis mind nagu jõhkralt närvi ajab. Kiired selle asja, ma räägin ära, siis räägime positiivselt asja. Jõhkralt ajab närvi, meil on reaalselt vaja nagu neid mängeid arendada. Meil on vaja mängida neid teatud arvu mänge, et siis saab nagu mängeid areneda. Aga me reaalselt ei ole võimelised mingid kopikaid leidma Eesti jalgpalli. No täpselt, okei, klubidel ei ole raha, teeme mingi jalgpalliidu toetusfondina, ütleme, et jalgpalliidu toetusfondina peldikud me ei ole saanud, aga äkki saame siis saanud selle väljaku kastmise. Et reaalselt, see mõjutab mängu nii palju. Vaata see, vaatasin seda telemängu Pärnu vapus, me mõnitame siin vaata autobaasi Kuressaares, mis Pärnus on parem taust, täiesti kohutab siit. Ja see pall nagu sööd käib nagu niimoodi, no jumal küll, no mis asja me siin vaatame, seda on vaja kasta. Et kas me tahame, et see mäng näeks nagu visuaalselt natukenegi parem välja vaata, reaalselt see väljaku kastmine, see ütleme loomulikult see ei tee meie mängijatest mingeid fantastilisi jalgpallureid seal, et kõik asjad tulevad välja, aga see mängu tempo intensiivsus läheb kohe paremaks, see kõik asi läheb paremaks, et täiesti ei saa aru lihtsalt, et kuidas, ma ei tea, kuidas Pohlakul on ka räägitud seal, isegi Flora fännid on seal kuradi Flora mängijate nõudmisel rääkinud, et kuule, meil on vaja väljakaid kasta, iga loll saab aru sellest, igal pool mujal maailmas kastetakse, mäng läheb kiiremaks, paremaks, me ei saa hakkama jälle. Terbi oleks teistsugune, kui oleks väljakast, kuigi seal oli nagu päeva alguses oli vihma, natuke nagu oli niiske, aga tegelikult oleks teine mäng olnud täiesti. No kõige hullem ongi tegelikult seesama, mis see pühapäevane ilm tegelikult oli, vaata, et kui päike tuleb välja, siis see väljak läheb eriti aeglaseks. Ja 14:30 mäng Flora Paidesse tuleb kahjuks tuleb nagu sportlisustes, nagu palli liikumise mõttes tuleb halb. Aga ma ikkagi kutsun kõiki staadioni. No äkki tuleks mängu, kus ikkagi saab mingid päevaluubid olla. Üks mäng on näiteks Harjus kasvalt Laagris käinud, on ju, et sa ikkagi oskad, ma arvan, soovitada. Ja nüüd rääkides üldse Laagrist, siis minu arust see vald ju kinnitas ära, või nad leidsid mingi firma vist, kes nüüd 90,000-ga, ütleme 100,000-ga teeb siis, paneb siis selle katuse sinna tribüünile ära. Saime suur töö tehtud, vaata. Läbi, ma ei tea, mis kuredi programmi pidi tegema, et Kalev Kruus pidi kõik mingid vähegi kuulsad inimesed, kes Laagriga on seatud, käisid ja mingi näitasid, et kui tähtis see on ja nii edasi, mis on nagu tore, super, käisid, aga vaata, kui palju effortit me peame nägema. Ja siis samal ajal minu jaoks oli tegelikult üldse üllatus, mis keegi avas mu silmad, mitte ei avanud silmad, aga keegi lihtsalt tutvustas mõni kuu tagasi. Siuke programm on UEFA-s, vaata, nagu Hat-Trick, mis eraldab igale alaliidule umbes 8 miljonit 8 aasta peale. Alates aastast 2016. Ehk siis see tegelikult see tsükkel on põhimõtteliselt nüüd juba läbi meil. Ja ongi nagu aus küsimus, et kuhu Eesti nagu raha läks, et mille peale läks, et meil tegelikult ju kui sa mõtled 100,000, et nii mõnigi tripka saaks päris normaalselt inimväärseks või nii mõnigi kate saaks vahetatud inimväärseks, et väga huvitav. Vaata, siin ongi see, et eks seda tilgutatud erinevates kohtades see mingil määral kahtlemata on, seda ei saa kindlasti välistada, aga see ongi see koht, kus meie fännid ei teagi, aga kes seda peaksid uurima? Kuidas mina nagu näen seda? Loomulikult jalgpalli üldkogul, kindlasti klubid peaksid saama selged vastused, kuhu on investeeritud, aga kõige lihtsam, ajakirjandus, et selles mõttes, et tegelikult on võimalik ajakirjandusel lahti võtta kõik UEFA programmid, toetused, asjad, mis meetmed seal on. Absoluutselt on kõik võimalik lahti võtta ja vaadata üksikasjalikult ära, mis toetused on võimalik üldse küsida, kas me üldse oleme kõiki toetusi nii-öelda ametlikult üldse küsinudki, kuhu need rahad suunatud on, et
et minu arust on väga oluline, et me tegelikult päris teaks, kuhu nad on. See ei ole üldse nagu kiusamisi, võib-olla nad ongi normaalselt kuhugi läinud, me lihtsalt ei tea. Minu arust on väga okei, kui need asjad on rahulikult ära seletatud, kirja pandud, et ma ei tea. No ütleme küll selles mõttes, et vaata meil ikkagi asju nagu hetkel antakse, ma ei tea, või ütleme siis, mitte asju ei anta, aga mulle vähemalt tundub, et sellest samast fondist on siis finantseeritud siis ma ei tea, tutvust, mis iganes kaudu, et noh, olgem ausad, et Aivar Pohlak ütles ju ametlikult välja, et Ragnar Klavan sai ju ka toetust Jalgpalliliidu käest, noh, ma eeldan, et sellest fondist, aga toetust ta sai mitte sellepärast, et ta on mingi jube hea klubijuht või mingi tore mees, vaid sellest, et ta mängis Liverpoolis on ju, et siis noh, ma ei pea sükst asju õigeks kuidagi. No. Ma ükskord käisin näiteks Liverpoolis, äkki saaks ka midagi. Ühesõnaga, see selleks, aga ongi, no minu arust on jumala normaalne, no kui Ragnar Klavan, selles mõttes okei, võime ironiseerida, aga no alla Kalev sai, sest on vaja klubi arenguks ja ma ei tea, küsis, no pange kirja siis, mis vahet seal on, no, et see on lõppude lõpuks Jalgpalliliidu peab otsustama, kuhu see raha läheb, võib-olla me ei küsinud, võib-olla me ei saanudki seda raha näiteks. Ei, selle raha me UEFA-lt saime kindlasti, lihtsalt küsimus on see, et kas sellest fondist on lükatud raha infrastruktuuri täies mahus või mis oleks pidanud ju minema. Mis oleks pidanud minema või näiteks, jälle ma ei süüdista siin, aga ma lihtsalt spekuleerin, võib-olla oleme selle sama raha näiteks mingit kuradi stipendiume maksnud mingi esiliiga mängijatele näiteks, noh, ma ei tea, vaata, aga seda teadmist ju meil ei olegi, et noh, siin ma tahangi näha, et reaalselt, et sest küsimused ju saavad ka vastuse, sest visuaalselt. Ja siis samal ajal on, vabandust, Harju laagri, me ei saa katust tripkale, sest et raha pole. Samal ajal, see on ju jabur. Pisi asjadele ei saa, sest visuaalselt siin jalgpallis sees olnud need aastad on ja siis loomulikult okei, hinnad on ka aina kallimaks iga aastaga läinud, aga noh, raske on näha seda 8 miljonit, et kuidas meil siis nagu siin, ma ei tea, infra selle viimase 10 aastaga nagu paremaks läinud on, et okei, jalgpallid loomulikult, aga no need ei ole sealt fondist. Jalgpallid ei ole ka Jalgpalliliidu täies mahus, nad võib olla kuskil toetanud, aga seda ma räägingi, päris mitu jalgpalli on üldse ilma nagu on võib-olla Eesti Jalgpalliliit on nagu neid pushinud, aga nagu see toetus on tulnud riigi või omavalitsuse. Ja seda ma räägingi, et mis meil nagu infos on paremaks läinud selle viimase 10 aastaga ongi jalgpallihallid, aga see ei puutu jalgpalli nii-öelda siis liidu finantseeringuid. No, ja siis samal ajal ongi toodud näited, mis Soomes on ehitatud staadionid seal. No okei, see jällegi mitte täies mahus selle raha eest, aga nagu see on andnud nii-öelda selle tõuke, et omavalitsus paneks ka rahad kokku ja neil oleks ilus staadion, ma ei tea, mis on Tamperes näiteks on. Ja meie võitleme katuse eest laagris. No, Portlandil võitleme küll ja tulte eest veel aastakümneid. Ja, liiga kallis. Kuigi ütleme niimoodi, et ma saan aru, et on võimalus, et tekib ka nii-öelda, ma ei tea, mingi fännide fond võib-olla kunagi Eesti jalgpallis, et fännid saavad siis mingi nii-öelda ka kaasavast eelarvest midagi soovida, noh. Päris sükke, mingi debiilne olukord ja tahaks teada. See ongi nagu kogu aeg, kui me räägime Eesti Jalgpalliliidu mingitest asjast, tahaks teada. Ja mitte nagu selles mõttes, et mina isiklikult tahaks teada. Kogukond tahab teada. Inimesed, see ei pea nii olema, et me peame nagu pushima seda infot. See peab olema lihtsalt rahulikult, avalikult lahti seletus. Ja kõik. Ja siis ei ole ju küsimusi. Siis ei ole meil sinuga küsimusi, saame arutleda kuradi õlle maitse üle. Ja ma räägin, need päringud on võimalik teha, et mis vastused sa saad, on omaette küsimus, aga neid on võimalik teha. Vot, et päris, aga kas staadion ikkagi mingi laupäeval soovitab? ei päris tegelikult hea ilmaga tasub. See naer ei sobinud sinna tõsisesse lausesse, mida sa, ma arvan... Ei, tegelikult ei kutsun jah, mingi 5. korda juba. Kui see võib-olla naljana tundub, siis tegelikult see... Reedel Sportlandile ja laupäeval saab ka Sportlandile minna, tõsi ta on. Laupäeval on Levadia. Kalev Levadia. Ja siis sa lähed Narva. Kuule, siin Kaljul on viimasel ajal juba hästi läinud, kui ma ei ole mängudel käinud, et... Oi, kus vend otsib vabandusi, mine pekki. Kus vend nüüd otsib seda head nurka, kuidas ennast välja vabandada sellest reisist? Ei, ma vaatan selles mõttes. Mida sa vaatad? See ei lähe. Kui sa niimoodi vastad, see ei lähe. Ei, ma pole, ausalt, ma ei ole praegu veel paika pannud, et... Ehk siis see ei lähe? Ma vaatan selles mõttes, mis sa vaatad? Räägi mulle, mis sa vaatad? Millest sa oleneb, kes sa lähed? No, ma tahan teada, kuidas Narva Transi mängukorraldus näiteks on, et kas seal on midagi, mis on minu jaoks motiveerib. Siuke vend, selge. Ärme lasku selle detaili. Ma ei teagi rohkem. Lihtsalt väike kalambuur naiste liigast ka. Vaata, mäletad, kui see
naiste kõrgliiga need osalejad välja kuulutati, siis me rääkisime sinuga, et see Ararat ja kuidas ta üldse seal tabelis hakkab välja tegema. Nii. Nüüd Ararat võttis esimesed punktid ära Sakult, kes tõenäoliselt võitleb teise koha peale ja teine koht, ma ei tea, kas ta nüüd järgmine aasta annab, aga põhimõtteliselt annab teine koht selle Balti liiga mingi osalemise, mis iganes. Et päris huvitav stsenaarium, et tegelikult lõpuks sul võib jääda, ma ei tea, 1-2 punkti puudu, kui sa kaotad need fantoomklubile. Jah, kõige lihtsam on muidugi jalgpallis, mis alati öeldakse selle puhul, et ära kaota. Ära kaota, jah. Aga ma ise tegin juba selle paralleeli, et see nagu Eesti esiliigas, et kus justkui nagu tuubid saavad küll seal punkte, aga segavad kaarte, aga tegelikult nad ei ole sul otsene konkurent. Aga tuublid saavad välja langeda. See Ararat nagu tundub, et ei saa isegi välja langeda, ta on lihtsalt on seal hõljub. Kas ta, ma eeldan, et ta ikkagi langeb välja järgmises aastaks. Ma ei ole sellega isegi selle peale mõelnud, aga ma eeldan, et kui muidugi, okei. See peab keegi vastu asemele ka tulema. Keegi peab tahtma tõusta, et see on alati, jah. Mõtle, jääb mingi 10 aastat hakkab seal lihtsalt teksuma. Päris võit. Need noored naised juba 30 vaata, nad peavad arenema. Siuksed huvitavad asjad. Ühesõnaga oli veel plaanis rääkida väliseestlaste klubide käekäigust, aga äkki räägime sellest hoopis järgmine nädal. Sest praegu on juba... meil läks nii emotsionaalseks ära. Ei, selles mõttes, et mida nädal edasi, seda selgemaks pild saavad. Vot, aga kuule, aitäh kõigile, kes meid kuulasid siin suure reede üldse pühade ajal. Ja tegelikult see on okei, kui te pärast ka kuulasid, see on ka fine. Et ega me väga nagu sükest aktuaalset ju tegelikult ju sellist, mis ajas kiiresti relevantsust kaotab meie tegelikult ju rääkida. Nii et aitäh, et olite meiega järgmine reede taas kord Ivan ja Maarja teiega ja tšau. Häid pühi!